Tervist! Minu nimi endiselt Mihkel Helistaja, esindan Arkovare kinnisvarabürood ja olen kinnisvaraanalüütik ja kutseline kinnisvarahindaja. Vaatame siin jälle taas kord tagasi, kuidas koroonaviiruse pandeemia kinnisvaraturule mõju on avaldanud. Viimane kanne meil siin oli circa 9 päeva tagasi, kui keegi mõtleb, et miks me enam kolmapäeviti koroonapäeviku kandeid ei avalda, siis sagedus on läinud pelgalt sassi sellepärast, et töökoormus on natuke oodatust oluliselt kõrgemaks läinud aprilli esimeses pooles, et ma ei oleks arvanud, et nii palju hindamisi peale tuleb ja et nii palju ajakirjanikke pidevalt ülitab, et lihtsalt ei ole jõudnud kõiki asju igapäevaselt nii palju kajastada, kui oli plaanis. Kui me vaatame aprilli esimesse poolde tagasi, siis Tallinnas tehti siin circa 240 korteri ostu-müügitehingut, mida siis oli ligikaudu 40% vähem kui aasta tagasi samal perioodil. Kui me nüüd seda hinnastatistikat hakkame vaatama, et siis võrreldes aastatagusega me endiselt oleme kõrgemal tasemel, mis siis oli ka suhteliselt ootuspärane, kuna uute korterite müük on veel üsna laiapõhjaline. Aga kui võrdleme seda näiteks märtsiga, siis tüüpkorterite osas me juba näeme seal circa 3% langust, et tehingute arv on meil nii madal, et kas see nüüd tõenäoliselt on hinnalangus või on see lihtsalt statistiline nii-öelda anomaalia, et me ei tea veel, et kui me vaatame siin viimase 10 aasta peale, et siis sellise kuid, kus eelmise kuuga võrreldes hinnad muutusid seal kas +10% või -10%, see oli nagu suhteliselt tavaline. Et kui meil praegu see muutus siin -3% on, et see ei pruugi üldse peegeldada seda, mis turul tegelikult toimub, et peaks natuke rohkem aega andma ja vaatama alles mõne kuu pärast, et mis siin pikema ajalise perioodi vältel need muutused ikkagi olnud on. Võib-olla üldisemalt viimasest nädalast tooksin välja selle, et meedias levib nagu igasugu selliseid infokilde või uudiseid, kui neid selliseks kutsuda, mis oma sisult ei ole tõesed. Ehk siis isikud, keda siin meedia armastab nagu tsiteerida või kellel on kuskil sotsiaalmeedias laiapõhjaline jälgijaskond, siis käib jutt igasugusest rahanduskriisist juba näiteks. Et siis ma tooks välja, et meil ei ole täna mingisugust rahanduskriisi ehk siis finantskriisi, et raha täna on turul oluliselt rohkem kui kunagi varem. Rahatrükk on meil äärmiselt laiapõhjaline täna globaalselt, et see toob järjest rohkem raha hoopis süsteemi juurde, et meil ei ole finantskriisi ja praegu kõikide eelduste alusel me siis ei ole ka peatselt sinna jõudmas. Et täna pangast laenu endiselt saab, intressid eluasemelaenude puhul on suhteliselt analoogsed, nagu nad olid siin veel jaanuar-veebruar tagasi. On isegi vähemalt üks pank Eestis, kes mulle teadaolevalt on eluasemelaenude intressi juba mõningal määral alla toonud, lihtsalt sellepärast, et neil on niivõrd palju vaba kapitali ja kvaliteetseid kliente tahetakse siis endale saada. Ja samaaegselt siis interneti vahel meil levivad sellised pildikesed, kus on välja toodud siis eluasemelaenu intress tänases nii-öelda olukorras ja siis hüpoteetilises olukorras, kus näiteks oleks 5%, kuhu ta siis kellegi arvates peaks justkui tulevikus jõudma, et võin teile kindlalt garanteerida, et eluasemelaenude intressid siin 5% peale lähitulevikus ei lähe. Et see oleks võimalik ainult kahel juhul, kas siis pank tõstab enda marginaali niivõrd palju, mis on täna välistatud, kuna see viiks siis kinnisvaraturul tehingute arvu veel madalamale, kui ta tänasel hetkel on ja see looks turul hinnalanguse, mis siis omakorda looks pankade laenuportfelli väärtus vähenemise, mis siis pangandussektoril oleks väga negatiivne. Ja teisalt intressi kasv saaks olla siis teistmoodi võimalik siis, kui näiteks Euribor kasvaks. Arvestades tänast rahatrükki ja muutusi, ütleme finantsturgudel, siis see on ebatõenäoline, see ei ole võimalik. Ja ütleme, võib-olla siis täna meedias ongi, et on nagu inimesed koondunud juba kahte leeri ka näiteks börsiuudiste osas, et kui me läheme näiteks LHV Foorumisse, siis seal on väga aktiivsed teemad, näiteks üks on börsikrahh 2020, teine teema on juba näiteks börsibuum 2020. Et on siis neid, kes on jälle optimistlikud, samal ajal on neid, kes on pessimistlikud. Et selliseid arvamusi turul täna on väga palju, olukord on suhteliselt keeruline, väärtpaberite hinnad on siin suures osas juba täpselt samal tasemel, mis 2020 alguses,
ja mõned väärtpaberid USA börsil on näiteks juba oluliselt kõrgemal hinnatasemel kui veel selle aasta alguses. Et mis siis sellises majanduslikus olukorras, nagu meil täna on, kus tööpuudus samaaegselt kasvab, viirus möllab globaalselt, inimesed surevad, inimesed nakatuvad, inimesed istuvad kodus, ettevõtted on suletud. Samal ajal väärtpaberite hinnad kasvavad, et see on selline eriskummaline olukord, millest on nagu keeruline aru saada ja ega seal üldse sellist põhjendust ei ole, aga suuresti kogu see käimasolev rahatrükk, mis siis süsteemi raha juurde toob, võib siis olla selle põhjuseks. Eks siis kardetakse inflatsiooni eskaleerumist ja üritatakse minna siis varadesse, mis inflatsiooni eest pikemas perspektiivis peaksid kaitsma, mis on siis näiteks väärtpaberid, kuna need hetkel on siis kõige likviidsemad instrumendid, kuhu siseneda. Ja näiteks, kui me lähme kinnisvaraturule tagasi, vaatame, mis turul siin toimunud on viimase 6 aja jooksul näiteks, siis ütleme, krediidiasutuste statistika peegeldab seda suhteliselt hästi, et ütleme, eluasemelaenude taotluste arv siin keskmiselt 60% on vähenenud, mis on täiesti ootuspärane, kuna meil potentsiaalsete koduostjate arv esiteks on vähenemas, teiseks inimesed istuvad kodus, kes on karantiinis, kes lihtsalt ei puutu teistega kokku, et sellist kinnisvara ostmist täna on väga vähe, mis on siis iseenesestmõistetav. Samaaegselt, kui me vaatame kinnisvarabüroode käivet üle Baltikumi, sõltuvalt ettevõttest, see langus on seal 50–60% vahel suhteliselt analoogselt. Ja aprilli vältel siis on siin juba täheldada, et aktiivsus on kasvanud võrreldes märtsi lõpuga. Ma siin ka eelmises videos juba tõin välja, et olukord turul näiteks hindamisteenuse osas on oluliselt optimistlikum, kui oleksin siis märtsi lõpus näiteks oodanud. Ja see on siis siiamaani, täna on siis 18. aprill, et tänase seisuga endiselt see on nagu jätkunud suhteliselt positiivsel lainel. Et kas mais näeme nüüd omakorda veel kõrgemat aktiivsust või püsib ta analoogne, et ei oska täpselt öelda, et tahaks loota, et läheb veel aktiivsemaks, aga ütleme kinnisvaraturul üldiselt need negatiivsed sündmused, nagu näiteks hindade langus, pakkumiste arvu kasv, et see järk-järgult siiski alles tuleb, et me ei ole kaugeltki täna kinnisvaraturul nii-öelda langustsükli põhjas. Et tehingute arvu poolest me võime sel hetkel küll olla, aga hinnataseme, ütleme dünaamika muutuste osas, seal need muutused alles tulevad lähitulevikus. Ja kui müüriturule lähme, kui siin eelnevalt iganädalaselt Tallinnas näiteks pakkumiste arv suurenes circa 10%, siis viimase 9 päeva jooksul see kasv hakkas peatuma. Nüüd see on taandunud umbes sinna, et pakkumiste arv kasvab ligi 4% nädalas, mis on see aeglasem kui enne ja kui Tallinnast väljapoole lähme, siis Tartus näiteks pakkumiste arv on hoopis langusesse pöördunud. Suhteliselt marginaalne, aga siiski kasv on täielikult peatunud. Siin muidugi ei tahaks mingisuguseid optimistlikke järeldusi teha või väita, et me oleme nagu pakkumiste arvu poolest üüriturul tipu saavutanud. Et ma mingil põhjusel kaldun arvama, et see ei ole siiski nii, sest ütleme, lühiajalise majutuse turul on siis üsna palju avalikke pakkumisi veel, mis nii Tallinnas kui Tartus tõenäoliselt lähitulevikus siiski suures osas siirduvad pikaajalisele üüriturule ja lisaks siis eriolukorra lõppemine, kas siin maikuu vältel või juuni alguses tõenäoliselt hakkab siis üüripakkumisi juurde tulema, kuna siis ütleme suur hulk üürileandjaid täna, kellel korterid on vakantsed, nad lihtsalt ei pane kuulutusi ülesse, kuna nad siis üritavad inimestega mitte kontakti luua pelgalt sellepärast, et kas nad ise kardavad koroonaviirusesse nakatuda või siis nad lihtsalt riiklikust nii-öelda eriolukorrast tulenevalt ei tegutse enda tegevusvaldkonnas täna niimoodi, nagu nad seda tegid jaanuaris või veebruaris. Ja ütleme üürihindade osas siin langus on suhteliselt keeruline seda nagu üheselt väljendada, aga aktiivsemates piirkondades võib nagu endiselt väita, et kui enne ühetoalise korteri üür oli seal ütleme näiteks 400 eurot mõnes piirkonnas, siis täna saab selle analoogse korteri seal sageli näiteks 350-ga või mõnel juhul isegi 300-ga, aga need odavamad pakkumised kaovad siin suhteliselt kiiresti ära.
ja kui me enne nägime kesklinnas tugevat ühetoaliste korterite pakkumiste arvu kasvu, siis viimasel nädalal on seda pigem olnud täheldada näiteks Lasnamäel ja Mustamäel, kus Mustamäel tõenäoliselt see tuleneb tudengite lahkumisest, analoogselt siis Tartu linnale, kus vahepeal pakkumiste arv tugevalt suurenes. Ütleme, miks pakkumiste arv üüriturul lähitulevikus veel võib suurenema hakata, on siis see, et pelgalt seadusest tulenevalt väga suurel hulgal üürnikel on kohustus siis üürilepingu lõpetamisest teavitada 3 kuud ette. Et täna me oleme, ütleme, märtsi lõpus siin alles 3 nädalat edasi jõudnud, et neid pakkumisi järk-järgult võib seal tulevikus veel rohkem tulema hakata, kui meil siis tööpuudus veel omakorda hakkab kasvama, mida ta tõenäoliselt lähiperspektiivis teeb. Et samaaegselt, kui me ostu-müügitehingute turule näiteks tuleme, siis seal me endiselt ei näe ei Tartus, ei Tallinnas, ei Pärnus, ei väikelinnades mingisugust olulist pakkumiste arvu muutust. Ehk siis täpselt samamoodi suur hulk inimesi tõenäoliselt lihtsalt ei pane täna enda vara müüki, kuna riigis on eriolukord ja nad ei soovi siis võõraste inimestega kokku puutuda. Ja teine asi on see, et kuna inimesed istuvad kodus, neil ei ole otseselt raha vaja, et selline kinnisvara müügivajadus praegu on siis paljudel juhtudel isikute jaoks ära langenud. Aga kui meil siis eriolukord lõpeb, siis on alust arvata, et naastakse aktiivse eluviisi juurde tagasi ja see hakkab siis taas pakkumisi juurde tooma. Et eks siin mai ja juuni vältel on täheldada, kas pakkumiste arvu kasv hakkab kiirenema nii üüri kui ostu-müügitehingute turul või ei hakka. Aga täna ütleme, ostu-müügitehingute turul, kuna pakkumiste arv ei ole oluliselt muutunud viimase 6 aja või isegi rohkema ajaga, siis me ei näe ka seda, et laiapõhjaliselt langetatakse pakkumishindu. Et kuigi meil likviidsus on vähenenud, ehk siis müügiperiood on oluliselt pikenenud, ostuhuviliste arv on märgatavalt vähenenud, siis ei ole veel viinud selleni, et pakkumishindu hakatakse tugevalt alla võtma. Ka ütleme kinnisvara arendajate osas, kui siin suuremate arendajate tegevust vaadata, rääkida krediidiasutustega, kus nende arendusprojektid tagatiseks on, suur hulk arendajaid on juba kinnitanud, et nad vähemalt hetkel ei plaani pakkumishindade langetust. Et siin küsimus on võib-olla selliste suuremate arendajate puhul, kellel laojääk täna on hästi suur, näiteks Endover, ja kellel siis suur hulk arendusprojekte on näiteks ühisrahastusportaalide kaudu finantseeritud. Et pigem on see küsimus täna nagu seal, et kui seal kuskil nii-öelda hakkab mingisuguseid negatiivseid stsenaariume realiseeruma, kuidas see kogu ülejäänud turukäitumist mõjutama hakkab. Ja võib-olla siin aprillist veel nii palju, et eile tulid siis ehitusstatistikat iseloomustavad näitajad. Ja seal me siis nägime, ütleme väga tugevalt seda, et uute elamuühikute osas ehitamine on siis tugevalt vähenenud ja ehitusaktiivsus vähenes kordades tugevamalt, kui siis senimaani on vähenenud tehingute arv elamispindade turul. Et kui siin mõni näide tuua, et kui 2019 esimeses kvartalis hakati ehitama näiteks 61 üksikelamut, siis tänavu esimeses kvartalis ainuüksi 15 tükki. Ja kui ridaelamukorterid eelmise aasta esimeses kvartalis hakati ehitama 27 ühikut, siis täna ainuüksi 3 tükki. Ja tavalisi siis korterielamutes paiknevad korterid hakati eelmine aasta esimeses kvartalis kogu Harju maakonnas ehitama 880 tükki, aga täna esimeses kvartalis ainult 52 ja need 52 tükki paiknesid siis 100% Tallinna linnas, ehk siis Tallinnast väljaspool, vähemalt esialgsetel andmetel ei alustatud mitte ühegi uue korterielamu ehitamist. Et kui me vaatame, kuidas siin valglinnastumine Tallinna lähiümbruses viimastel kvartalitel esile oli kerkinud, siis me nägime seda, et nii ehitusaktiivsus kui ka tehingute arv suurenes Tallinna lähiümbruses väga tugevalt. Kuna nüüd esimeses kvartalis valglinnastumine, ütleme, peegeldub seda, et tehingute arv peaks seal hakkama lähimate kvartalite jooksul väga tugevalt langema. Osaliselt see on niisugune üllatuslik, et kuigi meil jaanuaris-veebruaris ei olnud veel koroonaviiruse pandeemiat Eestisse nii-öelda jõudnud, siis mingil põhjusel juba siis ehitusaktiivsus Tallinna lähiümbruses tugevalt vähenes. Konkurents muidugi linna lähiümbruses oli arvestatavalt kasvanud, seda ka näiteks ridaelamu korterite osas, kus mitmete projektide puhul pakkumishindu langetati siin juba eelmise aasta lõpus, selle aasta alguses enne koroonaviiruse pandeemia esile kerkimist. Et oli lihtsalt aja küsimus, kuni Tallinna lähiümbruses see edasine kasv siis ütleme aeglustub.
aga see, et ta nii järsult peatub koroonaviiruse, ütleme siin, mõjul on natuke üllatuslik. Eks siin võib-olla peab lähitulevikus ükshaaval neid projekte vaatama ja võib-olla see statistika osaliselt on puudulik, mida ma praegu kahtlustan. Aga tuleme võib-olla nädala aja pärast jälle tagasi ja vaatame, mis muutunud on, et kui kedagi täpsemalt müügi ja üüripakkumiste dünaamika huvitab, siis ma panen mõned graafikud ka Argo kinnisvarabüroo kodulehele ülesse ja saate illustratiivset materjali ka natuke jälgida. Aga täna jälle kõik ja kohtume siin nädala pärast. Aitäh!